Tervist kõikidele vaatajatele, täna on mul väike tutvustav video lauamängu kohta. Ma näitan lähemalt ja räägin lauamängust Last Friday, mis on siis reede 13. ja sellisest taolisest stiilist inspireeritud õudustemaatiline mäng. Mehhanism on väga lihtne, meeskonnamäng, kus on peidetud liikumine, väga sarnane Scotland Yardile, mingil määral nagu tagurpidi Scotland Yard. Mängus on siis 4 erinevat vooru, kus siis eesmärgiks on kas siis mõrvari eest põgeneda, mõrvari eest ennast peita või siis kambakesi koos mõrvarile kätte maksta. Üks mängija siis kehastub mõrvariks, ülejäänud on laagrilised, kes on tulnud lõbutsema, nii öelda. Mäng on 2-6 mängijale, 30 minutit iga vooru kohta on kestuseks ja soovitatav vanus vähemalt karbi peal on 13+. Minu mõistes võib see olla ka tegelikult madalam. Mäng on täiesti eesti keeles saadaval, viimane reede, reeglid kõik on 100% eesti keeles, kaardid on eesti keeles, nii et selles mõttes Kadabra on teinud head tööd. Kadabra on siis mängu maale tooja. Ja esimese asjana muidugi hakkab pihta see, et mäng näeb ilus välja. Tal on kütkestavad omadused just oma visuaalse poole pealt. Aga antud video ei ole siiski arvustus sellest kui lauamängust, vaid ülevaade ja tutvustav video kui toode, mida see endas kujutab, kuidas see mäng käib ja kõik muu selline. Täpsemalt väga detailsed reeglid on muidugi reeglid raamatus, aga põhiidee ma siiski annan videos ära. Aga muud ei olegi, liigume edasi ja vaatame, mis on karbis sees. Mängukarp toob endaga ühe mängujuhendi, ehk siis 3 keeles. Meil on eesti, läti ja leedu keeles. Üks väga suur mängulaud, 84x56 cm, seega ruumi on päris palju vaja. On 15 laagrilise kaarti, 3 igas mängija värvis, 5 laagrilise nuppu, 5 eri värvis. Siis on meil 5 onni plaati, mis on siis 2-poolsed. 1 ettemääramatu nupp, siis on 1 mõrvari nupp, 1 käigumarker, 1 paadimärk, 5 mõrvarimärki, meil on 8 surnukeha märki, 10 tere tulemast märki, on siis rohelise taustaga telgid, 35 vihjemärki, need on siis kollased, kus on jalajäljed peal, 30 läbipaistvat kollast plastketast ning 1 volditav liikumiskaart, mille sisse saab panna A4 formaadis paberilehe. Ja see on siis nii-öelda mängija jaoks, kes mängib kui mõrvar. Mängu ülesse seadmine nii mängijate arvu kui iga vooru juures on täpselt ühesugune, kus mängulaud läheb kõige keskele muidugi. Siis 1 mängija, soovitatavalt kõige kogenum mängija, võiks mängida mõrvari rolli, see on kõige keerulisem ja kohati kõige raskem. Ülejäänud mängijad hakkavad laagrilisteks ning jagavad omavahel ära 5 nuppu ning neile vastavad laagriliste kaardid. Igale nupu värvusele vastab 3 erinevat laagrilise kaarti, mille seast mängijad saavad valida omale kõige meeldivama. Mängijad varustavad oma tegelased nende kaardil näidatud vihjemärgiga, sõltumata mängijate arvust on mängus alati 5 laagrilist. Näide 2 mängija korral juhib 1 mängija mõrtsukat ning teine 5 laagrilist. Mõrtsuka jaoks on siis suur ekraan, mis varjab tema käike. Selle jaoks on mõrtsukal vaja muidugi kirjutusvahendit ja ka valget A4 lehte. Lisaks asetab mõrtsukas käigumarkeri ajajoone 0 kohale mängulaua alumises servas. Samuti asetab mõrtsukas paadi 1-4 purde juurde järve kaldal. Mõrtsukas võtab kõik alles jäänud vihjemärgid, segab need ära ning asetab hunniku mängulaua lähedale, et need oleksid vajadusel käepärast alati võtta. Mängu mängitakse 4 voorus. On võimalik mängida igat vooru eraldi kui täispikk mäng või siis teha üks ülipikk seiklus, kus kohas teha järjest läbi kõik 4 vooru. Reeglid on vooruti natukene erinevad, kuid suhteliselt sama eesmärk ikkagi säilib. Kõik 5 laagrilist alustavad järve ääres olevatelt neile ette määratud asukohtadest
ning iga laagrilise käigu järjekord on paika pandud mängulaua alumises ääres oleva pildi kaudu, kus kohas punane käib esimesena, kollane järgmisena ja siis nii edasi. Oma käigu ajal iga laagriline saab teha siis järgnevat. Ta saab liikuda 2 sammu, jäetes vahele kõik numbrimärgid. Samuti saab laagriline kasutada oma käigu ajal ära ühe vihjemärgi, kui ta neid on. Erinevalt iga laagrilise erivõimest, mis on kirjas laagrilise kaardi ülemisel äärel, võivad teatud tingimused erineda. Mõrvar valib alustuseks ühe punase äärega ruudu mängulaua ääres asuvatel aladel, paneb selle oma salajasele plaadile kirja ning seejärel hakkab liikuma pimesi, veendudes, et keegi teine ei tea, kuhu ta tegelikult liigub. Iga 3 vooru tagant on ajajoonel märgitud punasega käigu järjekorra number, siis iga 3 vooru tagant peab mõrvar näitama enda asukohta, kus ta oli 3 käiku tagasi. Sellisel juhul peab mõrvar jätma endast maha ka vihjemärgi, pannes selle suvalisele enda ümber asuvale mitte numbri ruudule. Mõrvar saab liikuda ainult mööda numbreid, liikudes siis läbi või ütleme üle laagrilise asukohast. Sümboliseerib see siin lauamängus kui tapmist ning seejärel tuleb laagriline mängust eemaldada ning siin asemele panna laiba sümbol. Laiba sümbolist siin mängus läbi käia laagrilised ei saa, seega see käitub nende jaoks kui takistus. Laagriliste eesmärk on üles leida võtmed, mis on peidus ümber järve asuvate tere tulemast markerite all ja siis vastavat värvi võtmega avada vastavat värvi onnikene, mis tagab neile turvalisuse. Samuti on võimalik siseneda ka onni ilma võtmeta, sellisel juhul peab onni värvus klappima mängija nupu värviga ning olema eelnevalt juba avatud. Mõrtsukas saab siseneda onni, kui see pole eelnevalt avatud, kasutades kirvest. Sellega lõhub ära onni ukse, sellisel juhul asetatakse onni kaart mängulauale teistpidi, mitte valgustatud osa ülesse poole. Nii mõrtsukas kui ka laagrilised võivad kasutada järve, et liikuda kiiremini ja saada teistesse punktidesse. Kui laagrilised peavad kasutama selleks paati ja saavad liikuda ainult sealt, kus paat on juba olemas, siis mõrtsukas võib liikuda järve peal täpselt nii, nagu tema ise seda soovib. Iga laagriline võib kasutada enda mängu korral kas siis enne või pärast liikumist ühte vihjemärki ja selle jaoks ta võtab vihjemärgi enda kaardi pealt, näiteks latern asetab selle enda ümber vabale punktile, kuhu tema ise saab astuda, mitte nummerdamata punktile, mille eriliseks võimeks on valgustada kõiki siis enda ümber olevaid numbri asukohti, mis tähendab, et kui mõrtsukas nende numbrite peale astub, ta peab näitama, kus ta asub. Selline ongi lauamängu viimane reede ülevaade, kus rääkisin üle mängu põhilised punktid, kuidas mäng põhiliselt käib. Reeglite raamat annab täpsemaid selgitusi iga vooru erinevuste kohta, iga laagrilise erivõimete kohta ning ka siis erinevate vihjemärkide ja mõrtsuka märkide tähenduste kohta. Mängu raskusaste on suhteliselt madal, seega ei pea olema väga mängudega tuttav, et seda rahulikult saaks mängida. Selline oli Last Friday lauamängu tutvustav video. Kõik, kes vaatasid, suured tänud ning kui on mõni konkreetne lauamäng, mida soovite kas siis saada arustatud või tutvustatud, ole julge anna teada. Tõenäoliselt mul on see mäng olemas ja kui on piisavalt huvitav mäng, millest rääkida, teen kindlasti ka video ära. Aga teiega, kallid vaatajad, kohtume juba järgmises videos.